Põltsamaa kihelkond ja vald, Mõrtsi küla. Muistne pelgupaik, arheoloogia mälestis. Väike saareke, mis asub ilmselt keset endist sooala. Praegu laiub siin ümberringi riigimets, mida majandab RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskus. Siin võib näha siis küllaltki värsket raiet, võib-olla aastast 2018 või 2017 lõpp. Siin on pinnas ka küllaltki soine. On jäänud sügavaid rööpaid. Hinnanguliselt praegu need rööpad on oma pool meetrit sügavad. Üksteise järel muudkui nad tulevad. Aga masinad on olnud võimsad ja rahahimu suur. Ja niimoodi on siis see mets siin muistse pelgupaiga ümber soo peal maha võetud. Üks toekas vana puu jäetud kõdunema. Siin on ka see rööbas pool meetrit kindlasti, vast veel sügavamgi. Ja siin kõrval see sama vana pelgupaik, mille puhul ma kahtlustan, et see võib olla olnud ka vana hiiekoht. On mitmeidki pelgupaikasid, mis on meil ühtlasi hiiepaigad. Ja hiiepaikadesse on ka mindud lihtsalt peitu nii sõdade kui haiguste eest, sest on teatud, et need paigad kaitsevad. Siin on kohjatud vaalu oksade lasu. Puud on maha raiutud ka selle pelgupaiga nõlvalt. See serv muuseas on ka kultuurimälestiste kaardikihil märgitud mälestisalaks, et mitte isegi kaitsevöönd, aga päris mälestisala ja rööpaid näeb ka kahjuks siin. Muinsuskaitseamet ja riik kaitseb siis seda Linnamäge kui arheoloogia mälestist. See tähendab, kaitstakse eelkõige inimtegevuse jälgi siin maapinnast peituvat võimalikku kultuurikihti ja esemeid. Aga siin masin on pööranud selle mälestis üsnagi segi. Siin on põnevat puru. Arheoloog oskaks vast kohe öelda, kas on tegemist muistsete inimtegevuse jälgedega või millegi muuga. Ma ise siin ei hakka praegu huupi pakkuma. Ja taas rööpad, augud, songermaa ümber selle Eesti riigi kaitse all oleva arheoloogia mälestise. Kahju. Saaks ju ka paremini. On ju meie rahvas nüüd hästi haritud ja meil on võimsad masinad ja targad programmid ja head seadused, oma riik. Võiks tõesti natuke paremini majandada riigimetsa ja saati siis veel riiklikult kaitstavat arheoloogia mälestist. Ja sügavad rööpad jätkuvad ka siinsamas teisel pool Hiiemäge. Piinlik, kahju sellisest maa sonkimisest. See nüüd küll ei ole viisakas metsamajandamine. Tunnustuseks peab ütlema, et õnneks vahetult selle pelgupaiga peal kasvavad puid ei ole langetatud, aga näete, rööpad lähevad otse kaitsetähisest mööda meetri kauguselt. Aga siin vähemasti poole meetri sügavana, nüüd veel tükk aega peale raiet. Ja veel roopad ja veel roopad. Masin on ennast kaevanud siin otse selle pelgupaiga nõlva. Kummaline ka siin nüüd see pelgupaiga silt on keeratud näoga mitte väljapoole, aga mäe poole just. Riikliku kaitse all. See on väike kena järskude nõlvadega saareke. Ja siin on ka kahtlaselt noori puid.
kuhjatud peale, et kas see on nüüd siis looduslikult langenud või inimkäte töövili. Vaatame, kas pääseme ligi. No tere, muistne pelgupaik. Esivanemate kaitsesaarekene. Sarappuud võrsuvad siin. Joo, siin on langetatud jah, nooremaid puid. No ei tea milleks, no ei tea kellele. Siin on näha ühte sügavamat kaevet, just rahva pärimus ja siia maetud rahakirst ja nii edasi. See omal ajal ahvatles väiksema aru natukesega inimesi siin kaevamas käima. Ega nad siit õnne ei leidnud. Ja seal paistab veel üks silt. Siin vast poole kilomeetri kaugusel kõlavad muudkud püssipaugud. Näib, et keegi laseb märki. Ja vot, selgub, et see mägi on ka looduskaitse all, kahekordselt kaitstud. Looduskaitseseaduse alusel Keskkonnaamet peab järelevalvet, et seda muistset pelgupaika ei kahjustataks. Ja muinsuskaitseseaduse alusel peab järelevalvet Muinsuskaitseamet, et see mägi oleks hoitud. Aga vaadates neid rüüstatud nõlvu ja ümbert lagedaks raiutud maad, siis on selge, et ei ole selle pelgupaiga käsi kuigi hästi käinud. Ja siin nüüd üks vanem, väga jändrik puutüvi. Ja nüüd on näha ka vanemaid kände ümbruses. On majandatud varemgi siin seda metsa. Inimese ahnus on ka enne ajanud saemehed siis siia selle mäe kallale. Ja seal jälle rööpad. Loodan, et see video teid väga ei kurvasta ja ei heiduta. Püssipaugud ja ära songitud riigimetsamaa ning rüüstatud pelgupaiga küljed. Et loodetavasti on meil ka paremini majandatud metsa kusagil Eestis. Ja ehk mõne pelgupaiga käsi on käinud vahepeal ka paremini. Ka siin näete õitsevad maasikad. Esimene maasikas on juba ka küpsenud. Täna on 10. juuni 2019. Suviste püha 3. püha. Aitäh vaatamast!